Ahoi, 18. veebruar. Ja paras aeg on väike video kokkuvõtte teha. Ühesõnaga käsil siis Stadion S11 mootori lahti võtmine. Ja paar sükest asja huvitavat, et see hammakas on siuke tunne, nagu oleks lausa esimest korda maha tulnud, see stopper seib ja kõik oli. Et stopper seib on selline, et seda pole. Ütleme nii, et ma olin esimene, kes selle serva nüüd maha lõi. Ja vaadates seda mutrit ja kõike ja süütemängu mutrit ja siis on selline tunne, et kõik on justkui liiga ilus. Mingeid karterivigastusi ma ei ole ka siiamaani leidnud. Nii et siin vaikselt kaevan, nagu näete, siis siit on kõvasti. 18. veebruar õhtu jätkub. Ja üllatus ongi tõsi, et seda kaant ei ole enne maha võetud. Vähemalt ei leia ma siit ühte jälge ka, et keegi sellest käinud. Sest toperdamine, kõik on originaal. No, ma ei oska kommenteerida. Tavaliselt ikka iga meister jätab mingi jälje, aga no siin on küll täpselt selline tunne, et seda ei ole lahti tehtud. Ahoi! 21. veebruar. Ja jätkusid ikkagi puhastustööd. Ja mis ei ole veel praegusekski lõpule viidud, nagu näha võib. Aga ütleme, suur või kõige suurem siis sennik on maas. Leotatud siin natukene oli roostet selle pleki peal, üks põlt oli siin natukene pearoostes. No tihendid on siin näha, et ei pea Ventvallil. Puhastasin, pesin. Ühesõnaga eesmärk on siis see, et seda mootorit pooleks ei võta, kuna teda ei ole enne kordagi võetud. Ja Ventvall on sellises olus, et lubab ta jätta. Vahetan ära ainult kõik näiteks simmerlingid, tihendid, uus sõrm. Kolb. No kolb on siin sees juba näha. See on nüüd originaal. Mõõdus. Ütleme nii, et jääb äärmisesse lubatud piiridesse, et ei midagi liiga head, aga ei midagi ka väga kriminaalset. Et panen ta sedasi kokku, teise silindri saadan puurimisse. Teatavasti võib nende asjadega aega minna. Silindri pea sai ka puhtaks tehtud, niivõrd kuivõrd oli ikka väga kole. Talle sai siis nüüd koondatud 2 raami, ühel mootori kõrv, katki, mis on vaja tagasi kleepida, siis on 2 ketikaitset, üks parem kui teine, 1 pakiraam, mis on korralik defitsiit. Tahab natuke parandamist, siis 2 paaki, 1 tugijälg ära vajunud. Siis tagapõrikeid on 2, esiomasid on ka 2, aga see 1 on hästi halvas olukorras, nüüd toda ma praegu jätsin mängust välja, siis 2 esiarki. See ongi kõik, aga see on selline aparaat, kus väga palju asju ei ole. Toimetame edasi. 30. märts. Et üle pika aja siis teen jälle väikse video. Vahepeal ei ole midagi suurt öelda olnud. Et siin siis momendil siis said enam-vähem kokku Java staadioni nendeks rattad. No, midagi ülearu siin hoobelda ei ole. Rehv on nii, nagu ta on. Aga mulle meeldib, et just ta selline on, nagu selle ajastu kohane
ja velg oli muidugi hästi kole, keda siin siis nüüd on nühitud, nühkisin mina, nühkisin pesupoiss. Laagrid muidugi uued, kõik SKF-i omad. Liiviga sisse, sest siin mõni pesa natukene loksus ka, aga no loodame, et sai hea, et kui klotsid tulevad, siis oskan öelda, kas rumm on ka, nagu öeldakse, võõdus või mitte. Aga kodarad said ära pingutatud, väljad rihitud. Ideaaliks ei saanud, aga ütleme nii, et ise olen rahul. See siis oli meil, jah, see oli tagaratas, selle vähe kehvemas seisus ja läheb tagasi taha. See on nüüd esiratas. Selle väli oli natukese parem. Aga noh, kah ei midagi ülearu kiita, puhastatud seda kõvasti. Siin oli 2 kodarat valesti sisse pandud, ma ei tea miks. Aga selle suure leotamise peale on ka see hea uudis, et kõik kodarad hakkasid keerama. Nii et sai see ka korralikult ära rihitud. Ja vaat siin panin kah laagrid liimiga. Siin oli pesa kehva ja igaks juhuks lasin või panin tähendab liimid vahele ja ma usun, et see asi jääb pidama. Siin on siis ka näha, et see rehv on, nii öeldakse, ei saagi aru, kas ta on siin 97 või 75. Mis selle teise peal need numbrid olid 18. Huvitavad tähistused on siin veel. 456, see oli kõigil võrdedel, aga siia on veel näete mingid CHB. See on huvitav tähistus, kes ma ei ole enne näinud. Nii, aasta arvu, kas ikka midagi leiame? Ei oska siit välja lugeda. Nii. Ei oska. Aga tundub, et see on tunduvalt vanem rehv kui see teine. Aga noh, see selleks. Ei midagi ideaalset, aga ütleme nii, et suhteliselt normaalne. Arvestades, et tegemist on 1960. aastate staadioniga, siis ega väga palju rohkem siit tahta oleks ikkagi ka nagu liig. Oi, õhtu käes. 2. aprill. Kell on 9. Ja tänaseks aitab, mis siin tegin siis. Ütleme nii, et selle pidurikaanega tegelesin. Ta oli esipiduri kaanest tehtud, kus on siis trossi hoidja oli selle koha peal, mis oli maha lõigatud. Tõenäoliselt oli see tagapiduri oma laiali lendanud. Ja et oli ainult kaan pantud sellel konkreetsel rattal siis. Et esipidurit ei olnudki, kuna esimesest tehti tagumine. Ja siis kuidas seda tehti, näitan seda ka. Muidu esimene näeb selline välja, no see on nüüd puhastamata, poleerimata. Siin on trossiaidik, see lõigati maha ja siis leiti sinna lihtsalt kaan ja aga noh, kuna mul on neid rattaid 2, siis on mul üks tagumine kaan veel varuks ja kokkuvõttes saavad ikkagi mõlemad pidurid korda. See kaan on ka plaanis mõni päev ette võtta, ära puhastada, poleerida. Aga siia ei ole mul klotse veel, et ootan sehist pakki
aga tagaratas on nüüd enam-vähem korras, mis puutub siis pidurisse. See voorõngas tuleb veel uus panna, aga ega sellega väga suurt pointi ei ole, sest siin on nüüd kinni veel omapära. Kontrollisin ka natukene, et kuidas see pidurdusmaast jätkub küll. Et siis puudu on siis veel hammasrattavärk, kus siis ka ootan seda hammasratast ehk siis pakki. Vana hammasratas on mul siin kastis igaks juhuks, kui nüüd mingi tagasilöök peaks olema. Töötame edasi. Homme siis plaan Türile Bogdani juurde viia silindrid läbi puurimisse ja uunimisse. Igaks juhuks 2 tükki, mõlemad kaasa, ei tea kuidas välja annavad. Ja üks kolvikomplekt, küll ühe rõngaga, üks rõngas oli katki, aga muidu siin sees on ilusti sõrm ja stopperid ja kõik asjad. Ja siis kolb, mis kaasa sain ühe mingi diiliga, see on kannatada saanud. Tahan seda Bogdanile näidata, mis ta arvab, kas seda vetsu visata või saab sellest midagi asja. Ja siis 2 silindri pead, mis muidugi tuleks natukene maha võtta, ehk siis alla lasta. Vaatame, mis ta selle kohta ütleb. Spetsialisti arvamus on oluline. Täna on siis selline päev, kus viisin silindrid Türile Bogdani juurde. Tahtsin selle alumise osa ka talle teha sokutada, aga et tal pole aega, et kui sa vända välja võtad, et siis vända ta saab ära teha. Ja katsusime koos seda vänta, no ikka palju on seda lõtku igati pidi ja ülevalt puks ka. Ja nüüd, kui siit juba natuke sihend ära võtsin, vaatan, et laager on ka suhtkavalt kriitiline, nii et õige otsus on see praegu ikkagi lahti võtta. Soojendasin need kandurpuksid üles, soojalt tulid päris hästi. Hetkel siis võtsin poldid kõik välja ja nagu näha võib, siis tahab juba ise lahti tulla, et mingit väga suurt takistust nagu ei tundugi siin olema, et vaikselt võib-olla aitas soe ka, sest nagu siit näha on see epoksiit või mis iganes ta on siin nagu sulama hakanud, et vaikselt nukitsen edasi. Tahab nagu lahti tulla, kangutada ei taha eriti, õrnalt proovisin. Aga anname natuke kuuma siin, 220 kraadi nüüd siin natuke aega ja siis ma arvan, et ta tuleb mul peo vahel lahti. No nii, väike tööveit. 250 kraadi läks venile ja lahti ta on, et nagu näha, siis see pilt, mis siin sees on, ei ole ilus. Lahtivõtmine on ainu õige. Ja sai niiviisi lahti ka, et midagi ma siin ära ei lõhkunud ega ei kriimustanud. Tahtsin seda momenti nüüd siis öeldakse jagada natuke. Hammasratas on välja kukkunud ja võil kukkus nüüd kohe välja. Nii. Veel üks kiire video, et siis käigukasti laager. Ei ole ka hea. Saab uus panna. Hammasratta võtsin, ma pean natukene siin uurima, et kuidas nad peavad olema, et suur tõenäosus nad peavadki nõksu siin ümarad olema, aga ma 100% muidugi ei tea. Et 2 käigulisi pole ma enne teinud, et see on esimene. Kuidagi need mopeedid on minust mööda läinud. Et kui nii vaadata, siis nagu midagi üle tõmmanud ei ole. Võll tundub ilus. Minu arust on see
Vellipuks ka täitsa okei, et aga nagu ta meil juba lahti on, siis vaatame, võib-olla tuleb see ka veel ära vahetada. aga no vaatame. Ja need uue maja metallid ei ole head, et aga noh, siin on küll korralik heli sees, et on posteli seis. Enne nagu ei saanudki aru, et on midagi häda oleks olnud. See varras on siin, no see puks on alles suht kõht tihe. See on vist ka mingi oorõngas teisel poole. Vaatame, jah, seal vist ongi mingi oorõngas, et soone sees. Nüüd on siis nii, et vaja on siit poolt veel vänt kätte saada. Et siis Bogdanile toimetada ära pesta puhtaks ja arvas, et teeb siia tihedama tapi keskele. Rullid jäävad vanad keps, noh see on ikka originaal ja kerge keps, et see Taivani oma on ikka katastroofiline. Vaat siis. Nii, ütleme, et meie võit Väntpull on siis siin. Nagu näha on laager väga halvas olukorras. Õnneks Vända tapid karteris on kõik tihedad või noh, laagripesad. Siin on 2 laagrit siis süütemängu pool. No näete, kui need oleks ikka kokku pannud, siis ikka kaugel ei oleks sõitnud. Ehk siis muuseumisse jah, oleks võinud selle mootori jätta niiviisi, aga siin siis samamoodi stopper siin. No tõenäoliselt on nii, et see topeltlaager tuleb pärast üks siitpoolt panna, et 2 laagriga äkki ei pane kokku seda kartelt, et jahtub enne ära. Et seda me veel vaatame muidugi natukene, kuidas teised mehed on teinud. Nagu näete, siis pind õnnestus kõik ilma vigastusteta avada. Väntpull on käes, kiirelt üle ka pestud. Ja midagi kurja siit ei leidnud, rohkem kui tõesti, jah, kõlks on ka kõva. noh, ütleme selline, mis ja seda enam, et laagrid on ära, ei ole ka mõtet siis vente tegemata jätta ja kuna on spetsvend olemas, kes teeb nimelt Bogdan, siis läheb see tema kätte. Nii, siin sai siis kah üle vaadatud mõned laagrid, mida on vaja tellida, eelkõige just kiired Väntpulli laagrid. Mõõdetud ka veel, siis käigukastil on vaja siin mõned simmerid, samamoodi laagrid, need vaatan kõik veel kataloogist üle. Ahoi, mask ees, räägin. Täna siis 12. aprill ja garaažis muidugi taas. Ja tegin siis siin ühe kartuli poole nii-öeldakse puhtaks. Seest väljast, igalt poolt. Isegi siis Väntpulli nii-öeldakse auk. Lõin selle ka natukese läikima, et segu paremini peale jookseks. Karter on ideaalne, kuskil mingeid auke ei ole. 67 näed. See on number, mis mulle rõõmu teeb, kuna see on mu sünniaasta. Mis rõõmu. Mida päev edasi, seda nagu kurvemaks, aga pead leppima. Et siis üks karteri pool on nagu enam-vähem. Teised võtan ka kohe käsile. See ka ilusti hea, terve, korralik. Lihtsalt löön ka läikima. Karteriga on nüüd nii, et nagu näha, siis suurem mustus on maas, nii seest kui väljast. Ja ei pea ka jumet võtma.
Nii, hästi lühike kokkuvõte ka, 17. aprill, silindrid siis puuramisest tagasi, uued kolbide peale, teine remont, Bogdani juures tehtud, Teril pead üle käidud. Ja kuna see video peab tulema siis nüüd hästi lühike, siis siin pikka peatust ei ole, kaaned üle käidud. Ja silindrid muidugi alt ka natuke üles lihvitud, vent võllil, remont tappa all, üleval uus puks, ka Bogdani tehtud, vanad üdinad siin, sidurisse Feroda kettad, SKF-i kiired laagrid, SKF-i simmerid, muidugi siin võllitihendid, siia läheb Timkeni laager koos Timkeni Simmerlingiga ja ongi kõik selline minutiline video. Nii, 19. aprill. Täna siis võtsin kätte ja hakkasin Ventvilli laagrit paigaldama ja muidugi ka siis Ventvill karterisse. Püüan siis ka, nagu öeldakse, asju õieti teha siin fööniga siis soojaks, mingeid asju natuke külmemaks siin viiseriga, mõistuse piires muidugi, nii et midagi pooleks ei lase. Ja nüüd sai siis siinpool on 2 laagrit, oli natuke siin mängimist, et need stopperid ja kõik õigele kaugusele saaks ja asi siin karteris kergelt pöödleks, tundub ikkagi suht koht nullis see asi olema, panen siit natuke peale ka veel, et siis oleks näha, et ei ole siin midagi eemal. Ise arvan, et nii võib jääda. Tähtis, et laseme kartuli osa soojaks. Nii. Siia tõmban kohe silikoni ära. Puhtaks juba tegin nitrolahustiga. Ja nüüd pole muud kui silikon lasta ja kokku. Nii. Koos. Natuke puhastasin ära ka siit need nired, mis väljas olid ja ringi kõik käib. Siin ka liigub, seda võlli proovisin ka pöörata, ka käib. Nii. Et nagu mingid komplikatsioonid ei hakka silma praegu. Et sa panen korra kella peale veel vaatan huvi pärast. Vänta ka. Nii, tahtmine ikka natukene jäädvustada seda hetke. Mootor sai nüüd kokku ja panin kellaga peale, et vaadata, et ega midagi kannatada ei saanud. Käigud lülitavad ilusti ja nüüd vaatame, kuidas Ventvill viskab või ei viska siis. See on selline oma tehtud puki otsas siin. Näete, on viskamine sisuliselt olematu. Sai siis sidur kokku, puksid sisse tõmmatud tagasi. Tuleb päris ilusti. Pika vindiga. Nii, siia poole samamoodi simmer. Ketirätta alla siis sai üks õhuke vask seib veel. Kuna see uus tähik oli natukene, ja niiviisi siis lühema sabaga kui see originaal. 30. aprill. Kes volberdab, kes garaažis. Ja sai siis silinder peale. Siduri kaan kokku.
tuleb siis süütemänguga veel natukene nokitseda. Ja karburaator. Siis saame juba käivitusproovi teha. Noh, pedaalid muidugi külge, muidu pole kust käivitada. Aga üldjoontes siis ütleme nii, et mingeid suuremaid tagasilööke ei olnud. Kõik sujus. Ja töötab. Ahoi, 10. mai. Emadepäev peetud natuke garaažis. Ladusin siin karburaatorid kokku. Kõik detailid on nagu sobitatud, ei tea. See komplekt ei ole kunagi töötanud. Vähemalt sellises koosseisus. Vaatame, panin õli sisse. Proovin ta kuskile raami vahele susata, natuke ringi ajada, vaatame, mis teeb. Töötame edasi. Ja ütleme nii, et mootor käib. Võib-olla siin mingit natuke timmimist veel oleks. Aga pigem tahab ta natuke sisse töötada. Enne kui võib öelda, et mingi asi ei sobi või tuleb välja vahetada. Originaalsüütega siis ilusti. Midagi üle ei reguleerinud, nii nagu panin paika. Kuskil 3 millimeetrit eelsüüdet, nii ta jäi. Ja peab hea olema. Siin samas kruustangide vahel ühe vana raamiga. See selline stendi imitatsioon. Ja sisuliselt siis vändasid ülevalt alla vajutamist. Nii korras, Continentali rehv. 2,5 sisse, kontrollin veel üle ka, peoga peale, väga viisakas, õhukumm korralik, täpselt paras, korraliku ventiili ja sellise kena kübaraga kollasega. Et see ratas läheb siis staadionile, kui raam peaks värvimisest tulema. Töötame edasi. Ahoi, õhtu käes. Ja siis rehvid peal, piduri klotsid siin sättisin paika, et see B-varu osa või nagu ütleme järelturu klots ikkagi otse ei sobi. Tuleb kõvasti viilida, lihvida, sättida ja nii edasi. Aga noh, lõpuks on koos ja ma arvan, et saab hea. Teise ratta pidur on mul juba ennem tehtud. Ja see kõik sobib ja nüüd sai teine ka. Et teoreetiliselt on nii, et kui raam tuleb, siis rataste taha asi ei jää. Et saame ta ikkagi kohe veeravaks sättida, et ei pea teda seljast tassima. Aga tänaseks aitab ja töötame teinekord edasi. On siis 17. september ja lõpuks on siis kohal või valmis Jaava staadioni porilauad, raam, taak, esiark, ketikaitse ja esiporikas hark. Ise olen rahul värvimistulemusega. Projekt venis väga pikaks. Sai siin proovitud praktikantidega natukene neid õpetada. Midagi sai tehtud ka, aga värvini ei jõudnud, nii et värvitud sai siis Safecaris Viljandis. Aga lõpuks on nad kodus ja
saame hakata vaikselt kokkumale korjata. Töötame edasi.